mul on hea meel olla täna siin teie ees ja see avatervitus teieni siis tuua. Selleks, et kongressi läbi viia, on meil vaja valida juhatus ja mul on ettepanek juhatuse poole pealt valida kongressi juhatuse liikmeteks Andrus Plokk, Mai Treial, Lauri Vitsut, Monika Kuzmina, Robert Närska ja Uno Silberg. Et kokku 6 inimest. Kas on teisi ettepanekuid? On täiendavalt ettepanekuid? Nii, tänan. Kas on vastu? Erapooletuid? Ei ole. Sellega palun juhatusel asuda oma tööpostile ja annan juhtimise üle Robert Närskale. Täna on meie kõigi jaoks väga tähtis päev ja erakorralise kongressi juhatuse nimel soovin kõikidele tõsist mõtlemist, nii nagu meie ajutine esimees Arvo Sirendi rõhutas, iga otsuse taga, mida me täna teeme, tuleb tunnetada ka vastutust terve erakonna mõttes ja vastutust, mida tunnetab iga rahvaliitlane iseendas. Aga asume kongressi läbiviimise juurde. Selleks, et täna kõik sujuks, tuleks kõigepealt meil kinnitada kongressi päevakava. Kongressi päevakava on kõikidele erakorralisest kongressist osavõtjatele välja jagatud. Nagu te näete, on see väga pikk, 22 päevakava punkti. Kas on volikogu poolt välja pakutud erakorralise kongressi päevakava osas kellelgi ettepanekuid, arvamusi? Ja ma palun siis mandaatidega kinnitada tänane Rahvaliidu erakorralise kongressi päevakava, kus on siis välja jäetud päevakava 19. punkt, Ingvar Cisikovi avaldus. Kes on selle poolt, palun mandaadiga märku anda. Aitäh! Vastu? Erapooletuid ei ole. Aitäh! Nii, Piret Aavik, Marje Heinloo, Raili Saska, Ülle Rosin. 4 inimest sekretariaati. Kas on kongressist osavõtjatel teisi ettepanekuid? Liikmelisuse või personaalselt soovib keegi täiendada nimekirja või on keegi teeb ettepaneku selle personaali osas? Ei ole. Kui ei ole, siis panen hääletusele, kes on selle poolt, et tänane erakorralise kongressi sekretariaat oleks meil 4-liikmeline koosseisus Piret Aavik, Marje Heinloo, Raili Saska, Ülle Rosin. Palun mandaadiga hääletada. Aitäh! Vastu? Ei ole. Erapooletuid? Ei ole. Aitäh! Valida mandaatkomisjoni Riina Kull, Helgi Mänd ja Olav Hoop. Kas kõik välja pakutud inimesed on kohal? Kohal. Nii, kas on koosseisu kohta teisi ettepanekuid? Soovib keegi täiendada mandaatkomisjoni koosseisu? Ei soovi. Seega panen hääletusele, et tänase erakorralise kongressi mandaatkomisjon oleks meil 3-liikmeline ja järgmises koosseisus Riina Kull, Helgi Mänd ja Olav Hoop. Kes on selle poolt? Palun mandaadiga märku anda. Aitäh! Vastu? Ei ole. Erapooletuid ka ei ole. Aitäh! Nii, kuna meil tuleb täna läbi viia terve hulk hääletusi, siis selleks on tarvis valida häältelugemiskomisjon. Volikogu poolt on tehtud ettepanek ja linna- ja maakonnaühenduste poolt
valida häältelugemiskomisjon 13-liikmeline. Kas on teisi ettepanekuid? Ei ole. Personaalselt Aili Priks Harjumaalt, Andrus Rekkor Ida-Virumaalt, Eda Aabo Lääne-Virumaalt, Kalver Künnapuu Tartu linnast, Lehte Sild Võrumaalt, Ludmilla Tammer Läänemaalt, Madis Mošarov Viljandimaalt, Marju Pokpinder Põlvamaalt, Pille Tammelaan Tartumaalt, Rutt Sakjas Jõgevamaalt, Terje Männiste Valgamaalt, Ülle Varik Pärnumaalt ja Jüri Trumm Tallinnast. Kas on kongressist osavõtjatel teisi ettepanekuid? Ei ole. Lisada võib muidugi, aga ma saan aru, et keegi ei soovi lisada. Ei soovi. Seega panen hääletusele, et tänase erakorralise kongressi häältelugemiskomisjon oleks veel 13-liikmeline ja minu poolt ette loetud 13 nime kuuluks sellesse häältelugemiskomisjoni. Kes on selle poolt? Palun mandaadiga hääletada. Aitäh. Vastu? Ei näe. Erapooletuid ka ei ole. Aitäh. Kuna tänane erakorraline kongress on Rahvaliidu jaoks olulise tähtsusega, siis kindlasti selleks, et vastu võtta kongressi avaldus, on tarvis moodustada meil redaktsioonikomisjon. Volikogu poolt on tehtud ettepanek valida redaktsioonikomisjon 6-liikmeline. Kas on kongressist osavõtjatel teisi ettepanekuid? Ei ole. Personaalselt Arvo Sirendi, Jaanus Männik, Siimu Loogma, Ester Tuiksoo, Andres Raid, Juhan Aare. Kas on ettepanek? Jaanus Männikut ei ole kohal. Nii, kas Jaanus Männiku asemele kongressist osavõtjad esitavad uue kandidaadi? Kes võiks olla redaktsioonikomisjonis? Nii, on ettepanek jätta redaktsioonikomisjon 5-liikmeline. Kes on selle poolt, et redaktsioonikomisjon oleks 5-liikmeline? Palun mandaadiga hääletada. Aitäh. Vastu? Ei ole. Erapooletuid ka ei ole. Nii, ja personaalselt siis redaktsioonikomisjoni kuuluksid Arvo Sirendi, Jaanus Männik, Siimu Loogma, Ester Tuiksoo, Siimu Loogma, Ester Tuiksoo, Andres Raid ja Juhan Aare. Kes on ette loetud 5 kandidaadi poolt? Palun mandaadiga märku anda. Vastu? Ei ole. Erapooletuid ka ei ole. Aitäh! Nüüd on meil vajalikud komisjonid moodustatud. Nüüd peaksime kodukorras mõningates asjades kokku leppima. Rahvaliidu esimehe kohusetäitja Arvo Sirendi on palunud oma ettekandeks 20 minutit, president Arnold Rüütel 10 minutit. Juhatuse poolt on ettepanek esimehe kandidaatide tutvustamiseks anda kandidaatidele aega 5 minutit ja 3 minutit lisaks siis kongressist osavõtjate poolt küsimuste esitamiseks. Edasi, redaktsioonikomisjoni esimehe ettekandeks 10 minutit ja registreeritud sõnavõttudeks oleme planeerinud või pakume välja, et need oleks 3 minutit. Aseesimeeste kandidaatide tutvustus oleks siis niimoodi, et aseesimeeste kandidaadid saavad sõna igaüks 3 minutit ja iga ühe käest on võimalik 2 minuti jooksul esitada kandidaatidele küsimusi. Nii, kas ollakse sellise kodukorraga nõus või on teisi ettepanekuid? See võimaldaks meil tulla kongressiga toime kella 17:00-ks. Ei ole teisi ettepanekuid. Kui ei ole, siis panen hääletuse minu poolt juhatuse poolt välja pakutud kodukord kinnitada. Kes on selle poolt, palun mandaadiga märku anda. Aitäh. Vastu? Ei ole. Erapooletuid ka ei ole. Aitäh. Nii, ja nüüd ma annaksingi sõna Rahvaliidu esimehe kohusetäitjale härra Arvo Sirendile. Tere päevast! Rõõm on näha nii palju inimesi siin jälle kuu aega
pärast seda, kui me eelmine kord kokku saime. Ja muidugi on väga kena koos käia, ainult et kõigil inimestel kulub selleks aega ja ka kahjuks ka raha. Austatud president, proua Ingrid Rüütel, Rahvaliidu delegaadid ja külalised. Pärast eelmist aruannet on aegade merre vajunud pisut rohkem aega kui üks suvekuu. Ajaratas toob igal aastal jälle juuni ja juulikuu uuesti tagasi, ent alati ja korrapäraselt korduv aeg jääb samal ajal jäädavalt kordumatuks. Seda nii hästi ajahetke kasutamise kui ka toimunud sündmuste mõttes. Antiik-Kreekas oli seepärast 2 ajajumalat, ajahetke kordumatuse jumal Kairos ja aja korduvuse jumal Kroonos. Enamis valikuid ja võimalusi, mida selle aasta juuni meile pakkus, jäävad ainukordseks ja seepärast ka kordumatuks. Ongi ju üsna vähe oluliste hulka kuuluvaid asju, mida üldse saab tagantjärele ära parandada. Kui me oleksime mis tahes põhjusel, meeleolus või hetkelises meeltesegaduses nõustunud meie oma sotsimeelsusest nakatatud juhtkonna peale tükkivalt pakutud enesetapu otsusega, siis võib-olla arutaksime praegu kusagil mujal surnuste ülestõusmise küsimust. Õnneks jäi see saatuslik otsus tegemata, aga Rahvaliit sai oma endise juhtkonna suurem osa poolt sotside veneliku abiga 2 lõhki käristatud ülalt alla välja. Selles on traagikat, sest neid haavu ei anna enam kokku õmmeldada, isegi kokku traageldada. Haavadele on ka soola ja saasta peale raputatud. Aruandekuu ületas nii ähvaldavalt traagiliste sündmuste kui ka uut lootust äratavate arengute hulga poolest nii mõndagi tervet aastat, mil Rahvaliit on ajaloos tegutsenud. Seega kõige traagilisem on selja taga ja kõige raskem on ees, umbes nii ütles kunagi Jaruzelski. Meie sõbrad või need, keda me oma sõpradeks pidasime, reetsid meid. Meie noorepoolne sotside ärameelitatud juhtkond tahtis meie erakonnakaaslased läbi sorteerida, enamuse kaasa võtta, meist lahku lüües kaaperdada meie vaimne ja kapitaalne ja materiaalne liikuvara. See õnnestus neil vähesel määral, kuid meile jäeti maha rahapuudus ja tarbetute kulutuste maksmata arved. Ka Rahvaliidu hävitamist nõustanud juriidiliste nõunike ja turvameeste töö kinnimaksmist nõutakse nüüd meilt, kuigi meie ei ole neid tellinud, ega nad ei täitnud oma tellijate soovitud ülesannet. Juunis lahkus juhtide grupeering, kes lõhestavaid siseprobleeme initsieeris, kasvatas ja laiendas. Nad lahkusid 1 või paari kaupa, iga kord kiitlesid sellega, et tekitada segadust erakonnas ja avalikkuses. Katse luua Rahvaliidu allaneelamisega 3. tugev jõud meie poliitmaastikul lõppes hoopiski usaldamatuse tekkega ja 3. jõu võimaluste olulise kahjustamisega. Murelik hääl või murelik jutt häälte raiskuminekust ja ülekandumisest on pärast võõraste häälte kokkuriisumise abiga Riigikogusse pääsenud erakonna juhtide ärakargamist muutunud läbinisti silmakirjalikuks petujutuks. Niisiis mitte ainult hääled, vaid ka saadikud võivad koos neile endile pisut antud ja nimekirja alusel rohkesti lisatud häältega raisku minna. Lahenduseks on seaduse parandus ülejooksikute koju tagasi saatmise kohta. Mis puutub mis põhjusel Rahvaliidu hävitamise katse ikkagi käivitati? Rahvaliidu palgatud ja valitud juhtkonna suurem osa, sealhulgas 2 järjestikku ametit kandnud esimest, leidsid, et ei tasu enam Rahvaliitu pidada. Tööd on palju, raha vähe, tulemused pole olnud kiita ja sedagi vaeva väärt. Mõeldi, et teeks Rahvaliidu kaubaks, müüks maha koos au ja põhimõtetega, annaks kaubale väärtust ja jumet kaasa meelitud inimeste näol, võtaks kaasa riigi toetussummad erakonnale, haaraks kaasa muu vara ja programmi, mataks maha Rahvaliidu nime ning unustaks ajaloo, tehtud töö ning eellaste pärandi. Nad teadsid, et neil tuleb saada vähemalt 2/3, täpsemalt erakorralisel kongressil osanute 2/3 poolthääled. Sellele eelnev õõnestustöö kulmineeris kaubalepinguga, mille sisuks oli liitumine nõnda nimetatud võrdväärsetel alustel, mis nende keeles tähendas seda, et sotsid jäävad sotsideks ja rahvaliitlased hakkavad sotsideks, et väike ei neele suurt alla, vaid suur teeb väikese suureks.
Lepingus oli kirjas, et Rahvaliidu esimees saab sotside kaasesimeheks, aseesimees mehed kaasaseesimeesteks, peasekretär kaaspeasekretäriks. Nii koos valimisteni. Mis edasi saab, see kajastub arvatavasti salajases lisaprotokollis, mis suurte asjade puhul ikka kas suuliselt või kirjalikult koostatakse. Müük läks nurja, sest pettus paistis läbi. Ülo Vooglaid on öelnud, et hulka inimesi saab petta lühikest aega, väikest osa saab petta ka pikka aega, ent ei saa suurt arvu inimesi petta alatiseks. Lahkujad vastandasid end nendele, kes jäid Rahvaliidule truuks, samuti nendele, kellele antud häältega nad Riigikogusse asja ajama saadeti ning vastandasid ka nendele, kes oma hääle neile ja Rahvaliidule andsid. Erakonna müüjate viga on see, et nad müüsid seda kaupa, mis polnud nende oma. Prantslastest petturärikatel õnnestus kunagi Eiffeli torn Ameerika rahajõmmidele maha müüa, aga ostjad jäid kaubast ilma nagu nüüdki, sellepärast, et kaup ei olnud müüjate oma. Mis saab siis häbiväärsest lepingust, kas see tuleks nüüd denonsseerida või unustada? Ettevaatuse mõttes ja igaks juhuks oli sinna juba sõna kui sisse kirjutatud, et kui liitumine toimub, siis kui see nüüd veel jätkub, sest sotsid pole Rahvaliitu lõhkuvat vaenukirvest veel maha matnud. Indrek Saar teatas nädala eest, et tark ei torma, mis tõlgituna tähendabki seda, et süsteemne urgitsemine ja järjekindel lõhestustee jätkub. Meil on sotsidel ettepanek, pidage see lavastus läbikukkunuks, etendus lõppeluks ja jätke meid rahule. Meie pole teie asjadesse iial sekkunud. Me ei hakka enda hulgas sotsimeelseid otsima, usaldamatus õhkkond on mürgine ja nuhkimine väsitab. Me räägime oma probleemidest avalikult ja meie järel nuhkida ei ole mõtet. Kui me noored mõistsid julgelt ja printsipiaalselt hukka Rahvaliidu fraktsiooni lõhkumise kutsusid meie saadikuid tagasi astuma, siis sellele vastanduvas poliitilises avalduses esitati see nõiajahina ja halva õhkkonna loomise näitena. Meie põhitöö pole tegeleda iseendaga, raskuskeskus peab olema Eestimaa tulevik ja meie rahva heaolu. Kas me läbisime meile osaks saanud puhastustule auga? See tuli ei hävitanud meid, kuid vastuse andmisega ei tarvitse kiirustada. Me pole taas tõusnud fööniksina tuhast, sest tuhka pole olnudki. Ometi tuleb meilgi tuhka pähe raputada, sest me teadsime neist ohtudest varem, kui me neile reageerima hakkasime. Meie arvates kuuluvad kord, valitud missioon, usk, usaldused ja eetilised aluspõhimõtted veendumusena alateadvuse sügavikku, maailmavaatelisse südametunnistusse. Sealt ei kougita neid niisama lihtsalt välja, et neid iga pakkumise või meelituse puhul asetada järelmõtlemise kahtlevasse seisundisse, et neid siis loodetava tasuga hakata võrdlema. Me võisime kogeda, kuidas kahtlevast ideelagedast uitmõttest kujunes Rahvaliidu mahamüümist kavandav mõttekonstruktsioon, sellest arenes erakonda seestpoolt lõhestada püüdav obstruktsioon, mis edasi võttis erakonda purustava destruktsiooni kuju. Nii et obstruktsioon on lõputu õuduse, destruktsioon õudse lõpuelement. Me oleme täna vabanemas esimesest ja teisest ning paranemast kõigist nendest tagajärgedest. Kuid armid jäävad, me ei tohi väsida ja meie hoole ei tohi raugeda. Enamik meist ei tahtnud sotsiks hakata. Kas eneseks jäämist tuleb pidada nii suureks patuks, et Marrandi nimetas meid halvustavalt muutustega mitte kohanevaks maasse kaevanud tagurpidi liikujateks. Me oleme tunnistanud, et rahvuslik konservatiivsed ehk alaloidlikud, mitte aga vanamoelised, et me hoiame alal meile pärandatud kõlbelisi väärtusi, austame oma eellaste põhimõtteid ja südametunnistust. Me oleme rahvuslased ilma ksenofoobiata ja vene vihata, kuid ka ilma rahvuslust laastava ja globaliseeriva internatsionalismita. Inimsuhetes peame alatiseks ja oluliseks isikuvabadust ja vastutust, eelistame solidarismi isikuvabadust ahistavale kollektivismile. Kui me räägime tagasiminekust oma juurte juurde, tähendab see ühtlasi lahti ütlemist kergemeelsest ja konjunktuursest meelemuutusest, mida endine juhtkond meie poliitikas pidas ellujäämise eelduseks. Me ei hakka endast otsima endas sotsiks saamise soovi, kuigi turukonjunktuur või tuulemuutus näib seda aeg-ajalt soosivat.
Me peame hoidma oma kurssi, pidama meeles oma sihte ja eesmärke. Me peame jääma iseendaks ega lase end kellekski teiseks ümber lõigata. Eesti poliitiline praktika on näidanud, kui näiteks rahvaliitlasest alfaisane Jäär laseb end propagandistliku tuimestusega sotsi uteks lõigata, siis tuleb enamasti siiski sellest välja vaid oinas. Lisaks lihalikule äralõikamisele osutavad äralõigatuks ka tema missioon, kired, tahe, instinktid ja unelmad, samuti soov ja võimalused neist lugu pidada ja neist otse jäärapäise järjekindlusega jälgida. Oinas on hoiatav näide põhiväärtuste põhimõtte lageda kompromissi tagajärgedest. Meie maailmavaade säilus selles sise- ja välisvõitluses, võib öelda, et ka tugevnes. Meie sügav tänu kuulub auesimehele, erakonna rajajale, maakondade linnade aktiivile, kellel oli mehisust jääda oma postile ning on tänu uutele valitud juhtidele, kes oma koha võtsid kiiresti sisse. Täname tuhandeid erakonnakaaslasi meelekindluse eest ülejooksmise kõlvatutele ahvatlustele vastu seista ja erakonda astunud uusliikmeid selle eest, et nad tulid just sellel raskel tunnil meie saatust jagama. Neid on olnud ligi 100. Vahest võib mingis mõttes tänada lahkujatki selle eest, et nad lahkusid. Neid on siiski ligikaudu 300 ehk 3%. Täname avalikkust toetuse eest ja ajakirjandustki kohati ja paljuski mõistva suhtumise eest. Meie missioon ja ülesanded säilisid, kohustused aga kasvasid. Tõenäoliselt tuleb meil lähitulevikus isekeskis ja keskusteludes oma võimalike valijatega peale konservatiivsuse arutelud ka mitmete teiste sõnade tähenduse üle. Asi on ju selles, et ka paavst Benedictus XVI nimetas praegust perioodi, et kogu maailmas laiutab praegu relatiivsuse diktatuur. Kõik on muutunud suhteliseks, mis alalhoidlike põhimõtete puhul ei saa olla vastuvõetav. Kõike lubatavust seletakse sallivusega, mitte teada tahtmisega ja mitte sekkumisega. Näiteks abielu ja perekond on kooselu piiramatu arvu variatsioonidega muutunud sõnadeks, mis ei tähenda enam mitte midagi kindlat. Kelle vahel, kelle mille vahel, mis tingimustel, kui kaua abielluda soovivad samasoolised abiellutakse koos koduloomaga, revolutsiooniga, oma asjaga nii edasi. Ühe suhet peetakse suvel lühikeseks, eriti lühikeseks abieluks, talve pisut pikemaks, polaaröö puhul üsnagi kestvaks. Kõige selle tagajärg pole üksnes vormiline, vaid sisuline, bioloogiline, majanduslik, kõlbeline, juriidiline, rahvuslik ja poliitiline. Kodu pole küll meie all teadmiskindlus, kuid kodutute ja eitunute suur arv näitab meie ühiskonna sotsiaalset allakäiku. Kodu pole lihtsalt eluase, vaid on koht, kus perekonnal on hea elada, kus perekonnaliikmetel on eelisseisund, ükskõik kelle teisega võrreldes, võib-olla peale heade kutsutud külaliste. Siia vajalikku arutamist loetlevasse sõnavarasse võiks lisada veel inimese, kodaniku, kodumaa, riigi, rahvuse, õimu, küla, valla, õigussüsteemi, turvalisuse, töö ja puhkuse ja nii edasi. Kõik need sõnad vajavad lähemat arutelu, mida need tänapäeval tähendavad. On olemas terve hulk need niinimetatud dihotoomseid vastandid, ka nende küsimus tuleb lõplikult arutada läbi, sest nendes on olemas tasakaalupunkt, mida on vaja meil läbi arutada selleks, et me saaksime oma poliitikat iseendale ja ka meie sõpradele selgitada. Meil ei taheta mõista inimese muret. Inimene pole riigis tähelepanu keskmes, inimene on üldse harva kõne all. Nüüd lõpuks on hakatud 150 000 tööd otsiva inimese tööpuudust probleemiks pidama ja mitte ainult era- või isiklikuks probleemiks, vaid ka riiklikuks. Ja isegi võib-olla peamiseks probleemiks, kuigi see on ilmselt riigi poliitika üks tagajärgi. Sunnitud tööpuudus on sunnitööga sarnane või samalaadne selles mõttes, et nii üks kui teine röövib vaba inimese eluaastaid, mida keegi iialgi kunagi tagasi ei anna.
Kriisist aga räägitakse ikka veel kui Eestisse üle riigi piiri valgunud õnnetusest ja kellegi teise saamatusest kuskil mujal. Probleem on ka selles, et Eesti SKT poolest elaniku kohta, tähendab sisemajanduse koguprodukti poolest elaniku kohta Euroopa Liidus tagant 6. kohal, mitte esimese 5 rikkama riigi hulgas. Jutt on ka vaesusest. Meil on räägitud sellest, mis on saanud ja vaikitud sellest, mis on saanud 65 000 talust, talupidajatest ja nende peredest, tuhandetest tühjendenud küladest, mahajäetud põldudest. Meie riigivõimu kandjate jaoks on see eramure. Meil on vaikitud sellest, kui palju on neid inimesi, kes on olnud sunnitud minema välismaale elamisvõimalust otsima. Kord on meil inimesi liiga palju, kord jälle liiga vähe. Inimene kui poliitika eesmärk on hoopiski saanud mitmetundmatuga probleemiks. Rahandusminister oskas vaid öelda, et kellel ei meeldi Eestis elada, mingu ära. Meil on vaikitud ka väliskaubanduse tohutu defitsiidi hukutavatest tagajärgedest, sest see on olnud Eestisse välisinvesteeringute meelitamise üks tegureid. Väljanenud raha eest tullakse siia mingeid väärtuse omandama. Selle katteks müüakse maad, metsa, looduskauneid kohti, aga ka tehaseid, vabrikuid ja muud eellaste loomingut. Mida me oleme juunikuus teinud? Oleme teinud vahe sisse, kes on meiega, kes on meie vastu. Oleme analüüsinud olukorda riigis ja erakonnas. Eristumine on igal tasandil ikkagi sama oluline kui ühisosa leidmine. Oleme läbi arutanud kava meile pärandatud võlgadeks vabanemiseks. Oleme suures osas taastanud Rahvaliidu struktuuri töövõime ning sideme maakonna ja linnaühendustega. Oleme maakonna ja linnaühenduste koosolekul tundnud kindlat usku ja veendumust Rahvaliidu vajalikkuses. Oleme õppima hakanud ja läbi rääkinud ka akadeemilise seltskonnaga nõu ja abi saamiseks. Oleme alustanud mõistete defineerimist ja selgitamist, samuti põhimõtteliste probleemide ja vastandite lahendamiseks vajaliku tasakaalupunktide ja kompromissideni jõudva sallivuse piiride hindamist ja analüüsi. Rahvaliidu vanemate kogu püstitas ülesande saada Riigikogus 20 kohta. See on nii suure arvu poolest kui ka muus mõttes tõeliselt austust vääriv ülesanne. See tuleks meil paigutada alateadvusse hoiule ning salvestada kui püsiv ja valimisteni kehtiv tähtajaline hoiak, kui usk, mida iga raskuse puhul uuesti ei tõsteta ümbermõtlemise kahtlevale ja lahkavale tasandile. Kes tõesti ei suuda 20 kohta uskuda, see võtku eesmärgiks pool sellest ehk 10 kohta, kuid ärgu mingil juhul loobugu tööst selle nimel. Täna me vaatame üle Rahvaliidu struktuuri taastamise seisu, valime erakonnale uue esimehe ja aseesimehed, täiendame volikogu, moodustame aukohtu, revisjonikomisjoni ja edasi. Lõpetan siinkohal oma ettekande Araabia tüüpi sooviga pärit tõenäoliselt Voltaire'i saadigist ehk saatuseks, mis on mälu järgi kirja pandud. Soovin, et teie rõõmud oleksid püsivad, et teie tahe ja jõud oleksid raugematud, et teie vaimne ja füüsiline ilu oleks kustumatud, teie heaolu ja naudingud lõpmatud, et teie kaunimad unelmad oleks alati värsked, et teie tervis oleks tugev ja haimärk, et teid saadaksid kõigist teie ettevõtmistes õnn ja kordaminekud. Kuna ükski tee ei vii lõplikult kuhugi, siis iga vahe eesmärgi saavutamisel tuleb puhata, uut jõudu koguda ja ikka edasi minna. Nautigem siis ka teel olekut ja enda sees oleva eesmärgi kutset. Meil on käia pikk tee, jõudu ja edu uuele juhtkonnale ja meile kõigile meie ees seisvate ülesannete täitmiseks. Tänan kuulmise. Aitäh, Arvo Sirendi. Arvo Sirendi küsis, kas küsimusi ei ole temale? Ei ole. Aitäh. Väike meeldetuletus. Mandaatkomisjon, kui ei ole veel tööle asunud, siis palun tööle asuda. Ja kes soovivad sõna, siis palun sellest teada anda kas fuajees, panna kirja oma sõnavõtu soov või sekretariaadis. Järgnevalt annaksin sõna Rahvaliidu auesimehele, president härra Arnold Rüütlile. Palun.
head erakonnakaaslased, lugupeetud külalised! Veidi rohkem kui kuu aega tagasi otsustas meie kongressi valdav enamus minna edasi iseseisvalt Eestimaa Rahvaliiduna. Erakond ühendab ühesuguse maailmavaate ja sarnaste ühiskondlike huvidega inimesi ning iga inimese vaba tahe on valida endale sobiv erakond, mille kaudu realiseerida oma poliitilisi eesmärke. On rõõm tõdeda, et meie ridadest lahkunute arv ei ületa mõnda protsenti meie registreeritud liikmete arvust. Äsjaste protsesside lõpptulemusena on silmapiir saanud selgemaks. Taastumas on koostöö ja omavaheline usaldus, mida on väga vaja nii erakonna sees kui ka ühiskonnas. Käsil on erakonna struktuuri korrastamine, mille kaudu tahame jõuda selleni, et kõik erakonna liikmed tunneksid, neist sõltub midagi. Nende head mõtted väärivad mitte ainult ärakuulamist, vaid ka rakendamist. Eesti kui väikeriigi areng on paratamatult seotud üleilmsete protsessidega. Seetõttu on kasulik olla nendest teadlik. Üks nimekamaid Ameerika politoloogia Zbigniew Brzezinski märgib, et tänapäeva kõige dramaatilisemaid ja olulisemaid geopoliitilisi arenguid on globaalne poliitiline ärkamine, mis avaldub radikaalselt erinevates vormides üle kogu maailma. Kui senini on Ameerika määratlenud oma ettekujutuse sellest, mida inimesed tahavad, demokraatia ja heaolu, mida loob vaba ja avatud turumajandus, siis Brzezinski rõhutab teistsugust suunda, nimelt väärikust. Igatsus inimliku väärikuse järele on üleilmse poliitilise ärkamise keskne ja loomuomane pürgimus. Enamik inimkonda on omal nahal saanud tunda sotsiaalset ebavõrdsust, lugupidamatust, ekspluateerimist ja poliitilis-majandusliku võimu valitsemist inimese üle. Samas pole ülemaailmne eliit G20 kunagi varem olnud nii ühtne oma poliitilistes ambitsioonides ega nii despootlik poliitilise surve avaldamises, olles iseseismiselt ebaühtlasem ja vastuolulisem kui kunagi varem, mis veelgi komplitseerib kogu tausta. Siit tuleneb rahvaste loomulik tahe hakata oluliselt rohkem ise kontrollima ja juhtima oma majanduslikku, poliitilist, sotsiaalset, psühholoogilist ja vaimset arengut. Asetades ennast üldisesse konteksti, peame tunnistama, et oleme piiratud ressurssidega väike riik järjest enam globaliseeruvas maailmas. Ka taas iseseisvunud Eestis on ülekaalus olnud liberaalmajanduslikud põhimõtted, mille abil on loodetud ruttu rikkaks saada ja seeläbi tagada üldine heaolu. Lausliberaalse poliitika tuules on meie riigi areng aga jõudnud ummikseisu. Seda kinnitas ka hiljuti avaldatud Eesti inimarengu aruanne. Avatus välisinvesteeringutele ja madal kulutase võrreldes teiste Euroopa riikidega andsid Eestile eelise konvergentsiks. Nüüd need põhimõtted enam ei tööta. Kui seni on Eesti majandusedu aluseks olnud madalad maksud, kordi odavam tööjõud, oluliselt odavam energeetika ja läbinähtav majanduskorraldus, siis tänaseks on olukord muutunud. Madalad maksud ei taga ühiskonna enamuse sotsiaalset heaolu. Madalad palgad, nüüd lisaks ka tööpuudus ja sotsiaalse turvatunde puudumine, on tekitanud laialdase väljarände
ning ka odavale energeetikale ei saa enam loota. Tõsi, kulude kärpimise ja euroga liitumisega on Eesti võitnud paar aastat lisaaega, kuid see üksi ei taga jätkusuutlikku arengut. Seetõttu on hädavajalik seada uued sihid, arendada eeskätt innovatsiooni ja loomemajandust. Ja seda just koostöös kõrgelt arenenud Läänemere riikidega, et tajuda üleilmseid trende ning selle kaudu luua kasvueeliseid eri sektoritele. Küsite, aga kust saada kapitali? Loomulikult annab kapitali järk-järgult kasvav majanduslik efektiivsus. Samas pole me küllaldaselt ära kasutanud senini oma geopoliitilisest asendist tulenevat võimalust olla transiidikoridoriks üha kasvavale majandusele ida ja lääne vahel. Senisest tunduvalt enam tuleb arendada kooperatsiooni. Just kooperatsioon on Põhjamaade põllumajanduse kõrge arengutaseme üks võtmeid. Kooperatsioon on oluline mitte ainult põllumajanduses ja mitte üksnes riigisiseselt, vaid ka rahvusvaheliselt, millega õigustada näiteks seda, kui Eesti põllumajandustootja müüb oma toodangut rahvusvahelisele ühisettevõttele, olemata ise selle liige ja saamata osa selle kasumist. Ka peaksime edasi liikuma olukorrast, kus oleme pakkunud vaid odavat tööjõudu välisfirmadele, kelle kogu kasum läheb Eestist välja. On asju, millest iseseisev riik ei tohi loobuda. See on eelkõige territoorium, kus me elame. Oleme maha müünud märkimisväärse osa Eesti riigi väiksest territooriumist. Sellise poliitika jätkamine viib paratamatult selleni, et võime muutuda rentnikeks oma esiisade maal. Suurel määral tänu Rahvaliidu jõupingutustele jäid omal ajal ärastamata Narva elektrijaamad. Meie raudtee on käinud käest kätte ja seda suurte kahjudega Eesti riigile. Mida tähendab alkoholimonopolist loobumine, on omaette teema. Kuid alkoholi probleem pole ainult majandusküsimus, see on ka rahva tervise küsimus. Riiklik alkoholistrateegia peaks saama Eesti poliitika üheks oluliseks väljundiks. Meenutan siinkohal, et tervis rahvusvahelises tähenduses on füüsilise, vaimse ja sotsiaalse heaolu ühtsus. Sotsiaalne heaolu algab aga sealt, kus riik ei jäta sind hätta mis tahes olukorras, kui raske ka poleks, ja sellisele riigile maksab iga kodanik hea meelega ka makse. See väldib inimeste võõrandumist oma riigist ja soodustab ka kaitsetahet. Üks võõrandumise põhjusi on ka meie valimissüsteem, mis võimaldab parlamenti pääseda kandidaatidel, keda eelistavad parteid, mitte aga valijad. Teisalt peab tõdema, et valijad on suuresti sõltuvad meediast ning valituks osutub tihtipeale lihtsalt populaarne meedia nägu. Kaugeltki mitte kõigil väärikatel kandidaatidel pole võrdset juurdepääsu meediale. Kuidas korrastada valimissüsteemi? See peaks olema Rahvaliidu üks juhtivaid arutlusteemasid. Ärgem hetkekski unustagem, et riik on loodud inimese tarvis, mitte vastupidi. Esmatähtsad on iga inimese seadusjärgsed õigused ja igapäevahuvid. See ongi demokraatliku ühiskonna alus. Teisisõnu, mida lähemal on võim valijaile, seda suurem on valijate, see tähendab rahva mõju võimule. Siit ka kohaliku omavalitsuse tähendus, mille toimimist riigivõim ei tohiks kuidagi piirata.
Sellest ka Rahvaliidu eriline rõhuasetus regionaalpoliitikale, kohaliku omavalitsuse rollile ja kodanikuühiskonna tugevdamisele. See on meie üks olulisemaid eelistusi. Majanduselu ja sotsiaalpoliitika keskmes peab olema inimene. Tema nimel peavad tegutsema kõik riiklikud struktuurid ja erakonnad. Viimased peaksid erinevuste asemel rohkem otsima ühisosa, koostööst mitte ainult rääkima, vaid tõepoolest ühiselt tegutsema. Valitsevatel erakondadel on pideva survega kord-korralt õnnestunud tasalülitada rahvuslik konservatiivset Rahvaliitu, kes olnuks parem ja vasakerakondi tasakaalustav jõud ja suutnuks tagada Eesti riigi tasakaalustatud arengu. Meie erakonda kuuluvad inimesed ootavad pikisilmi, et saaksime kiiresti üle erakonda haaranud juhtimiskriisist ja näitaksime üles tahet ning jõudu jätkata võitlust Eesti riigi jätkusuutliku arengu eest. Eesti rahvas vajab lausliberaalide ja klassiparteide kõrvale tõelist aateparteid. Rahvaliidu valijaskond on see osa meie rahvast, kelle südameasjaks on Rahvaliidu põhiväärtused. Need on sotsiaalselt ja regionaalselt tasakaalustatud areng, mille aluseks on Eesti riigi hooliv ja teadmispõhine poliitika ning loodust säästev elukeskkonna arendamine. Eestluse elujõud, mis rajaneb eesti keele, kultuuri, hariduse, perekonna ja rahvusliku kapitali toetamisel. Võrdsete võimalustega osalusühiskond, mis tagab igale kodanikule poliitilise kaasatuse ja eneseteostusvõimaluse. Neid programmilisi põhimõtteid on meie erakond järginud nii valitsuses kui ka opositsioonis olles. Ma usun, et meie programm vastab Eesti rahva enamuse huvidele, sest toetab inimlikku väärikust ja loodan siiralt, et enamik rahvast seda ka mõistab ja toetab. Selleks on aga vaja teha tõsist ja ausat teavitustööd. Head erakonnakaaslased, täna valime oma erakonnale juhid, kellele see amet pole privileeg, vaid suur vastutus ja eelkõige kohustus. Juhid, kes suudavad liita enda ümber kogu erakonna, et üheskoos edasi minna, et järgmistel valimistel võtta ka valitsemisvastutus ja meie programmilised seisukohad ellu viia. Jõudu ja edu teile kõigile. Aitäh! Kodu pole küll meie all teadmiskindlus, kuid kodutute ja eitunute suur arv näitab meie ühiskonna sotsiaalset allakäiku. Kodu pole lihtsalt eluase, vaid on koht, kus perekonnal on hea elada, kus perekonnaliikmetel on eelisseisund, ükskõik kelle teisega võrreldes, võib-olla peale heade kutsutud külaliste. Siia vajalikku arutamist loetlevasse sõnavarasse võiks lisada veel inimese, kodaniku, kodumaa, riigi, rahvuse, hõimu, küla, valla, õigussüsteemi, turvalisuse, töö ja puhkuse ja nii edasi. Kõik need sõnad vajavad lähemat arutelu, mida need tänapäeval tähendavad. On olemas terve hulk need niinimetatud dihotoomseid vastandid, ka nende küsimus tuleb lõplikult arutada läbi, sest nendes on olemas tasakaalupunkt
mida on vaja meil läbi arutada selleks, et me saaksime oma poliitikat iseendale ja ka meie sõpradele selgitada. Meil ei taheta mõista inimese muret. Inimene pole riigis tähelepanu keskmes, inimene on üldse harva kõne all. Nüüd lõpuks on hakatud 150 000 tööd otsiva inimese tööpuudust probleemiks pidama ja mitte ainult era- või isiklikuks probleemiks, vaid ka riiklikuks. Ja isegi võib-olla peamiseks probleemiks, kuigi see on ilmselt riigi poliitika üks tagajärgi. Sunnitud tööpuudus on sunnitööga sarnane või samalaadne selles mõttes, et nii üks kui teine röövib vaba inimese eluaastaid, mida keegi iialgi kunagi tagasi ei anna. Kriisist aga räägitakse ikka veel kui Eestisse üle riigi piiri valgunud õnnetusest ja kellegi teise saamatusest kuskil mujal. Probleem on ka selles, et Eesti SKT poolest elaniku kohta, tähendab sisemajanduse koguprodukti poolest elaniku kohta Euroopa Liidus tagant 6. kohal, mitte esimese 5 rikkama riigi hulgas. Jutt on ka vaesusest. Meil on räägitud sellest, mis on saanud ja vaikitud sellest, mis on saanud 65 000 talust, talupidajatest ja nende peredest, tuhandetest tühjendenud küladest, mahajäetud põldudest. Meie riigivõimu kandjate jaoks on see eramure. Meil on vaikitud sellest, kui palju on neid inimesi, kes on olnud sunnitud minema välismaale elamisvõimalust otsima. Kord on meil inimesi liiga palju, kord jälle liiga vähe. Inimene kui poliitika eesmärk on hoopiski saanud mitmetundmatuga probleemiks. Rahandusminister oskas vaid öelda, et kellel ei meeldi Eestis elada, mingu ära. Meil on vaikitud ka väliskaubanduse tohutu defitsiidi hukutavatest tagajärjed. Pakume välja, et need oleks 3 minutit. Aseesimeeste kandidaatide tutvustus oleks siis niimoodi, et aseesimeeste kandidaadid saavad sõna igaüks 3 minutit ja iga ühe käest on võimalik 2 minuti jooksul esitada kandidaatidele küsimusi. Nii, kas ollakse sellise kodukorraga nõus või on teisi ettepanekuid? See võimaldaks meil tulla kongressiga toime kella 17.00. Ei ole teisi ettepanekuid. Kui ei ole, siis panen hääletuse minu poolt juhatuse poolt välja pakutud kodukord kinnitada. Kes on selle poolt, palun mandaadiga märku anda. Aitäh. Vastu? Ei ole. Erapooletuid ka ei ole. Aitäh. Nii, ja nüüd ma annaksingi sõna Rahvaliidu esimehe kohusetäitjale härra Arvo Siretile. Tere päevast! Rõõm on näha nii palju inimesi siin jälle kuu aega pärast seda, kui me eelmine kord kokku saime. Ja muidugi on väga kena koos käia, ainult et kõigil inimestel kulub selleks aega ja ka kahjuks ka raha. Austatud president, proua Ingrid Rüütel, Rahvaliidu delegaadid ja külalised. Pärast eelmist aruannet on aegade merre vajunud pisut rohkem aega kui üks suvekuu. Ajaratas toob igal aastal jälle juuni ja juulikuu uuesti tagasi, ent alati ja korrapäraselt korduv aeg jääb samal ajal jäädavalt kordumatuks. Seda nii hästi ajahetke kasutamise kui ka toimunud sündmuste mõttes. Antiik-Kreekas oli seepärast 2 ajajumalat, ajahetke kordumatuse jumal Kairos ja aja korduvuse jumal Kroonos. Enamis valikuid ja võimalusi, mida selle aasta juuni meile pakkus, jäävad ainukordseks ja seepärast ka kordumatuks. Ongi ju üsna vähe oluliste hulka kuuluvaid asju, mida üldse saab tagantjärele ära parandada. Kui me oleksime mis tahes põhjusel, meeleolus või hetkelises meeltesegaduses nõustunud meie oma sotsimeelsusest nakatatud juhtkonna peale tükivalt pakutud enesetapu otsusega, siis võib-olla arutaksime praegu kusagil mujal surnust üles tõusmise küsimust. Õnneks jäi see saatuslik otsus tegemata, aga Rahvaliit sai oma endise juhtkonna suurem osa poolt sotside veneliku abiga 2 lõhki käristatud ülalt alla välja. Selles on traagikat, sest neid haavu ei anna enam kokku õmmeldada, isegi kokku traageldada. Haavadele on ka soola ja saasta peale raputatud. Struktuuri korrastamine,
mille kaudu tahame jõuda selleni, et kõik erakonna liikmed tunneksid, neist sõltub midagi. Nende head mõtted väärivad mitte ainult ärakuulamist, vaid ka rakendamist. Eesti kui väikeriigi areng on paratamatult seotud üleilmsete protsessidega. Seetõttu on kasulik olla nendest teadlik. Üks nimekamaid Ameerika politoloogia Zbigniew Brzezinski märgib, et tänapäeva kõige dramaatilisemaid ja olulisemaid geopoliitilisi arenguid on globaalne poliitiline ärkamine, mis avaldub radikaalselt erinevates vormides üle kogu maailma. Kui senini on Ameerika määratlenud oma ettekujutuse sellest, mida inimesed tahavad, demokraatia ja heaolu, mida loob vaba ja avatud turumajandus, siis Brzezinski rõhutab teistsugust suunda, nimelt väärikust. Igatsus inimliku väärikuse järele on üleilmse poliitilise ärkamise keskne ja loomuomane pürgimus. Enamik inimkonda on omal nahal saanud tunda sotsiaalset ebavõrdsust, lugupidamatust, ekspluateerimist ja poliitilis-majandusliku võimu valitsemist inimese üle. Samas pole ülemaailmne eliit G20 kunagi varem olnud nii ühtne oma poliitilistes ambitsioonides ega nii despootlik poliitilise surve avaldamises, olles iseseismiselt ebaühtlasem ja vastuolulisem kui kunagi varem, mis veelgi komplitseerib kogu tausta. Siit tuleneb rahvaste loomulik tahe hakata oluliselt rohkem ise kontrollima ja juhtima oma majanduslikku, poliitilist, sotsiaalset, psühholoogilist ja vaimset arengut. Asetades ennast üldisesse konteksti, peame tunnistama, et oleme piiratud ressurssidega väike riik järjest enam globaliseeruvas maailmas. Ka taas iseseisvunud Eestis on ülekaalus olnud liberaalmajanduslikud põhimõtted, mille abil on loodetud ruttu rikkaks saada ja seeläbi tagada üldine heaolu. Lausliberaalse poliitika tuules on meie riigi areng aga jõudnud ummikseisu. Seda kinnitas ka hiljuti avaldatud Eesti inimarengu aruanne. Redaktsioonikomisjoni esimehe ettekandeks 10 minutit ja registreeritud sõnavõttudeks oleme planeerinud või pakume välja, et need oleks 3 minutit. Aseesimeeste kandidaatide tutvustus oleks siis niimoodi, et aseesimeeste kandidaadid saavad sõna igaüks 3 minutit ja igaühe käest on võimalik 2 minuti jooksul esitada kandidaatidele küsimusi. Nii, kas ollakse sellise kodukorraga nõus või on teisi ettepanekuid? See võimaldaks meil tulla kongressiga toime kella 17:00-ks. Ei ole teisi ettepanekuid. Kui ei ole, siis panen hääletuse minu poolt juhatuse poolt välja pakutud kodukord kinnitada. Kes on selle poolt, palun mandaadiga märku anda. Aitäh. Vastu ei ole, erapooletuid ka ei ole. Aitäh. Nii, ja nüüd ma annaksingi sõna Rahvaliidu esimehe kohusetäitjale, härra Arvo Siretile. Tere päevast. Rõõm on näha nii palju inimesi siin jälle kuu aega pärast seda, kui me eelmine kord kokku saime. Ja muidugi on väga kena koos käia, ainult et kõigil inimestel kulub selleks aega ja ka kahjuks ka raha. Austatud president, proua Ingrid Rüütel, Rahvaliidu delegaadid ja külalised. Pärast eelmist aruannet on aegade merre vajunud pisut rohkem aega kui üks suvekuu. Ajaratas toob igal aastal jälle juuni ja juulikuu uuesti tagasi, ent alati ja korrapäraselt korduv aeg jääb samal ajal jäädavalt kordumatuks.
seda nii hästi ajahetke kasutamise kui ka toimunud sündmuste mõttes. Antiik-Kreekas oli seepärast kaks ajajumalat, ajahetke kordumatuse jumal Kairos ja aja korduvuse jumal Kroonos. Enamus valikuid ja võimalusi, mida selle aasta juuni meile pakkus, jäävad ainukordseks ja seepärast ka kordumatuks. Ongi ju üsna vähe oluliste hulka kuuluvaid asju, mida üldse saab tagantjärele ära parandada. Kui me oleksime mis tahes põhjusel, meeleolus või hetkelises meeltesegaduses nõustunud meie oma sotsimeelsusest nakatatud juhtkonna peale tükkivalt pakutud enesetapu otsusega, siis võib-olla arutaksime praegu kusagil mujal surnust ülestõusmise küsimust. Õnneks jäi see saatuslik otsus tegemata, aga Rahvaliit sai oma endise juhtkonna suurem osa poolt sotside veneliku abiga kaheks lõhki käristatud ülalt alla välja. Selles on traagikat, sest neid haavu ei anna. Nüüd on meil vajalikud komisjonid moodustatud. Nüüd peaksime kodukorras mõningates asjades kokku leppima. Rahvaliidu esimehe kohusetäitja Arvo Sirendi on palunud oma ettekandeks 20 minutit, president Arnold Rüütel 10 minutit. Juhatuse poolt on ettepanek esimehe kandidaatide tutvustamiseks anda kandidaatidele aega 5 minutit ja 3 minutit lisaks siis kongressist osavõtjate poolt küsimuste esitamiseks. Edasi, redaktsioonikomisjoni esimehe ettekandeks 10 minutit ja registreeritud sõnavõttudeks oleme planeerinud või pakume välja, et need oleks 3 minutit. Aseesimeeste kandidaatide tutvustus oleks siis niimoodi, et aseesimeeste kandidaadid saavad sõna igaüks 3 minutit ja igaühe käest on võimalik 2 minuti jooksul esitada kandidaatidele küsimusi. Nii, kas ollakse sellise kodukorraga nõus või on teisi ettepanekuid? See võimaldaks meil tulla kongressiga toime kella 17.00-ks. Ei ole teisi ettepanekuid. Kui ei ole, siis panen hääletuse minu poolt juhatuse poolt välja pakutud kodukord kinnitada. Kes on selle poolt, palun mandaadiga märku anda. Aitäh. Vastu? Ei ole. Erapooletuid ka ei ole. Aitäh. Nii, ja nüüd ma annaksingi sõna Rahvaliidu esimehe kohusetäitjale härra Arvo Sirendile. Tere päevast! Rõõm on näha nii palju inimesi siin jälle kuu aega pärast seda, kui me eelmine kord kokku saime. Ja muidugi on väga kena koos käia, ainult et kõigil inimestel kulub selleks aega ja ka kahjuks ka raha. Austatud president, proua Ingrid Rüütel, Rahvaliidu delegaadid ja külalised. Pärast eelmist aruannet on aegade merre vajunud pisut rohkem aega kui üks suvekuu. Ajaratas toob igal aastal jälle juuni ja juulikuu uuesti tagasi, ent alati ja korrapäraselt korduv aeg jääb samal ajal jäädavalt kordumatuks. Seda nii hästi ajahetke kasutamise kui ka toimunud sündmuste mõttes. Antiik-Kreekas oli seepärast kaks ajajumalat, ajahetke kordumatuse jumal Kairos ja aja korduvuse jumal Kroonos. Enamus valikuid ja võimalusi, mida selle aasta juuni meile pakkus, jäävad ainukordseks ja seepärast ka kordumatuks. Ongi ju üsna vähe Rahvaliidu hävitamise katse ikkagi käivitati. Rahvaliidu palgatud ja valitud juhtkonna suurem osa, sealhulgas 2 järjestikku ametit kandnud esimest, leidsid, et ei tasu enam Rahvaliitu pidada. Tööd on palju, raha vähe, tulemused pole olnud kiita ja sedagi vaeva väärt. Mõeldi, et teeks Rahvaliidu kaubaks, müüks maha koos au ja põhimõtetega, annaks kaubale väärtust ja jumet kaasa meelitud inimeste näol, võtaks kaasa riigi toetussummad erakonnale, haaraks kaasa muu vara ja programmi, mataks maha Rahvaliidu nime ning unustaks ajaloo, tehtud töö ning eellaste pärandi. Nad teadsid, et neil tuleb saada vähemalt 2/3, täpsemalt erakorralisel kongressil osanute 2/3 poolt hääled. Sellele eelnev õõnestustöö kulmineeris kaubalepinguga, mille sisuks oli liitumine nõnda nimetatud võrdväärsetel alustel, mis nende keeles tähendas seda, et sotsid jäävad sotsideks
ja rahvaliitlased hakkavad sotsideks, et väike ei neela suurt alla, vaid suur teeb väikese suureks. Lepingus oli kirjas, et Rahvaliidu esimees saab sotside kaasesimeheks, aseesimees mehed kaasaseesimeesteks, peasekretär kaaspeasekretäriks. Nii koos valimisteni. Mis edasi saab, see kajastub arvatavasti salajases lisaprotokollis, mis suurte asjade puhul ikka kas suuliselt või kirjalikult koostatakse. Müük läks nurja, sest pettus paistis läbi. Ülo Vooglaid on öelnud, et hulka inimesi saab petta lühikest aega, väikest osa saab petta ka pikka aega, ent ei saa suurt arvu inimesi petta alatiseks. Lahkujad vastandasid end nendele, kes jäid Rahvaliidule truuks, samuti nendele, kellele antud häältega nad Riigikogusse asja ajama saadeti ning vastandasid ka nendele, kes oma hääle neile ja Rahvaliidule andsid. Erakonna müüjate viga on see, et nad müüsid seda kaupa, mis polnud nende oma. Prantslastest petturärikatel õnnestus kunagi Eiffeli torn Ameerika rahajõmmidele maha müüa, aga ostjad jäid kaubast ilma nagu nüüdki, sellepärast et kaup ei olnud müüjate oma. Mis saab siis häbiväärsest lepingust, kas see tuleks denonsseerida või unustada? Ettevaatuse mõttes ja igaks juhuks oli sinna juba sõna kui sisse kirjutatud, et kui liitumine toimub, siis kui see nüüd veel jätkub, sest sotsid pole Rahvaliitu lõhkuvat vaenukirvest veel maha matnud. Indrek Saar teatas nädala eest, et tark ei torma, mis tõlgituna tähendabki seda, et süsteemne urgitsemine ja järjekindel lõhestuste jätkub. Meil on sotsidel ettepanek, pidage see lavastus läbikukkunuks, etendus lõppeluks ja jätke meid rahule. Meie pole teie asjadesse iial sekkunud. Me ei hakka enda hulgas sotsimeelset otsima, usaldamatus õhkkond on mürgine ja nuhkimine oma sotsimeelsusest nakatatud juhtkonna peale tükkivalt pakutud enesetapu otsusega, siis võib-olla arutaksime praegu kusagil mujal surnust ülestõusmise küsimust. Õnneks jäi see saatuslik otsus tegemata, aga Rahvaliit sai oma endise juhtkonna suurem osa poolt sotside veneliku abiga 2 lõhki käristatud ülalt alla välja. Selles on traagikat, sest neid haavu ei anna enam kokku õmmeldada, isegi kokku traageldada. Haavadele on ka soole ja saasta peale raputatud. Aruandekuu ületas nii ähvardavalt traagiliste sündmuste kui ka uut lootust äratavate arengute hulga poolest nii mõndagi tervet aastat, mil Rahvaliit on ajaloos tegutsenud. Seega kõige traagilisem on selja taga ja kõige raskem on ees, umbes nii ütles kunagi Jaruzelski. Meie sõbrad või need, keda me oma sõpradeks pidasime, reetsid meid. Meie noorepoolne sotside ärameelitatud juhtkond tahtis meie erakonnakaaslased läbi sorteerida, enamuse kaasa võtta, meist lahku lüües kaaperdada meie vaimne ja kapitaalne ja materiaalne liikuvara. See õnnestus neil vähesel määral, kuid meile jäeti maha rahapuudus ja tarbetute kulutuste maksmata arved. Ka Rahvaliidu hävitamist nõustanud juriidiliste nõunike ja turvameeste töö kinnimaksmist nõutakse nüüd meilt, kuigi meie ei ole neid tellinud, ega nad ei täitnud oma tellijate soovitud ülesannet. Juunis lahkus juhtide grupeering, kes lõhestavaid siseprobleeme initsieeris, kasvatas ja laiendas. Nad lahkusid ühe või paari kaupa, iga kord kiitlesid sellega, et tekitada segadust erakonnas ja avalikkuses. Katse luua Rahvaliidu allaneelamisega 3. tugev jõud meie poliitmaastikul lõppes hoopiski usaldamatuse tekkega ja 3. jõu võimaluste olulise kahjustamisega. Murelik hääl või murelik jutt häälte raiskuminekust ja ülekandumisest on pärast võõraste häälte kokkuriisumise abiga Riigikogusse pääsenud erakonna juhtide ärakargamist muutunud läbinisti silmakirjalikuks petujutuks. Niisiis mitte ainult hääled, vaid ka saadikud võivad koos neile endile pisut antud ja nimekirja alusel rohkesti lisatud häältega raisku minna. Lahenduseks on seaduse parandus ülejooksikute koju tagasi saatmise kohta. Mis puutub mis põhjusel Rahvaliidu hävitamise katse ikkagi käivitati? Rahvaliidu palgatud ja valitud juhtkonna suurem osa, sealhulgas 2 järjestikku ametit kandnud esimeest, leidsid, et ei tasu enam Rahvaliitu pidada. Tööd on palju, raha vähe, tulemused
pole olnud kiita ja sedagi vaeva väärt. Mõeldi võrreldes võib-olla peale heade kutsutud külaliste. Siia vajalikku arutamist loetlevasse sõnavarasse võiks lisada veel inimese, kodaniku, kodumaa, riigi, rahvuse, hõimu, küla, valla, õigussüsteemi, turvalisuse, töö ja puhkuse ja nii edasi. Kõik need sõnad vajavad lähemat arutelu, mida need tänapäeval tähendavad. On olemas terve hulk need niinimetatud dihotoomseid vastandid, ka nende küsimus tuleb lõplikult arutada läbi, sest nendes on olemas tasakaalupunkt, mida on vaja meil läbi arutada selleks, et me saaksime oma poliitikat iseendale ja ka meie sõpradele selgitada. Meil ei taheta mõista inimese muret. Inimene pole riigis tähelepanu keskmes, inimene on üldse harva kõne all. Nüüd lõpuks on hakatud 150 000 tööd otsiva inimese tööpuudust probleemiks pidama ja mitte ainult era- või isiklikuks probleemiks, vaid ka riiklikuks. Ja isegi võib-olla peamiseks probleemiks, kuigi see on ilmselt riigi poliitika üks tagajärgi. Sunnitud tööpuudus on sunnitööga sarnane või samalaadne selles mõttes, et nii üks kui teine röövib vaba inimese eluaastaid, mida keegi iialgi kunagi tagasi ei anna. Kriisist aga räägitakse ikka veel kui Eestisse üle riigi piiri valgunud õnnetusest ja kellegi teise saamatusest kuskil mujal. Probleem on ka selles, et Eesti SKT on SKT poolest elaniku kohta, tähendab sisemajanduse koguprodukti poolest elaniku kohta Euroopa Liidus tagant 6. kohal, mitte esimese 5 rikkama riigi hulgas. Jutt on ka vaesusest. Meil on räägitud sellest, mis on saanud ja vaikitud sellest, mis on saanud 65 000 talust, talupidajatest ja nende peredest, tuhandetest tühjendenud küladest, mahajäetud põldudest. Meie riigivõimu kandjate jaoks on see eramure. Meil on vaikitud sellest, kui palju on neid inimesi, kes on olnud sunnitud minema välismaale elamisvõimalust otsima. Kord on meil inimesi liiga palju, kord jälle liiga vähe. Inimene kui poliitika eesmärk on hoopiski saanud mitmetundmatuga probleemiks. Rahandusminister oskas vaid öelda, et kellel ei meeldi Eestis elada, mingu ära. Meil on vaikitud ka väliskaubanduse tohutu defitsiidi hukutavatest tagajärgedest, sest see on olnud Eestisse välisinvesteeringute meelitamise üks tegureid. Väljanenud raha eest tullakse siia mingeid väärtuse omandama. Selle katteks müüakse maad, metsa, looduskauneid kohti, aga ka tehaseid, vabrikuid ja muud eelaste loomingut. Rahvaliidu esimehe kohusetäitjale härra Arvo Siretile. Tere päevast! Rõõm on näha nii palju inimesi siin jälle kuu aega pärast seda, kui me eelmine kord kokku saime. Ja muidugi on väga kena koos käia, ainult et kõigil inimestel kulub selleks aega ja ka kahjuks ka raha. Austatud president, proua Ingrid Rüütel, Rahvaliidu delegaadid ja külalised. Pärast eelmist aruannet on aegade merre vajunud pisut rohkem aega kui üks suvekuu. Ajaratas toob igal aastal jälle juuni ja juulikuu uuesti tagasi, ent alati ja korrapäraselt korduv aeg jääb samal ajal jäädavalt kordumatuks. Seda nii hästi ajahetke kasutamise kui ka toimunud sündmuste mõttes. Antiik-Kreekas oli seepärast 2 ajajumalat, ajahetke kordumatuse jumal Kairos ja aja korduvuse jumal Kroonos. Enamis valikuid ja võimalusi, mida selle aasta juuni meile pakkus, jäävad ainukordseks ja seepärast ka kordumatuks. Ongi ju üsna vähe oluliste hulka kuuluvaid asju, mida üldse saab tagantjärele ära parandada. Kui me oleksime mis tahes põhjusel, meeleolus või hetkelises meeltesegaduses nõustunud meie oma sotsimeelsusest nakatatud juhtkonna peale tükkivalt pakutud enesetapu otsusega, siis võib-olla arutaksime praegu kusagil mujal surnust üles tõusmise küsimust. Õnneks jäi see saatuslik otsus tegemata, aga Rahvaliit sai oma endise juhtkonna suurem osa poolt sotside veneliku abiga 2 lõhki käristatud ülalt alla välja.
Selles on traagikat, sest neid haavu ei anna enam kokku õmmeldada, isegi kokku traageldada. Haavadele on ka soole ja saasta peale raputatud. Aruandekuu ületas nii ähvardavalt traagiliste sündmuste kui ka uut lootust äratavate arengute hulga poolest nii mõndagi tervet aastat, mil Rahvaliit on ajaloos tegutsenud. Seega kõige traagilisem on selja taga ja kõige raskem on ees, umbes nii ütles kunagi Jaruzelski. Meie sõbrad või need, keda me oma sõpradeks pidasime, reetsid meid. Meie noorepoolne sotside ära meelitatud juhtkond tahtis meie erakonnakaaslased läbi sorteerida, enamuse kaasa võtta, meist lahku lüües kaaperdada meie vaimne ja kapitaalne ja materiaalne liikuvara. See õnnestus neil vähesel määral, kuid meile jäeti maha rahapuudus ja tarbetute kulutuste maksmata arved. Ka Rahvaliidu hävitamist nõustanud juriidiliste nõunike ja turvameeste töö kinnimaksmist nõutakse nüüd meilt, kuigi meie ei ole neid tellinud ega nad ei... Kovi avaldus. Kes on selle poolt, palun mandaadiga märku anda. Aitäh. Vastu. Erapooletuid ei ole. Aitäh. Nii, Piret Aavik, Marje Heinloo, Raili Saska, Ülle Rosin. 4 inimest sekretariaati. Kas on kongressist osavõtjatel teisi ettepanekuid? Liikmelisuse või personaalselt soovib keegi täiendada nimekirja või on keegi teeb ettepaneku selle personaali osas? Ei ole. Kui ei ole, siis panen hääletusele, kes on selle poolt, et tänane erakorralise kongressi sekretariaat oleks meil 4-liikmeline koosseisus Piret Aavik, Marje Heinloo, Raili Saska, Ülle Rosin. Palun mandaadiga hääletada. Aitäh. Vastu ei ole. Erapooletuid ei ole. Aitäh. Valida mandaatkomisjoni Riina Kull, Helgi Mänd ja Olav Hoop. Kas kõik välja pakutud inimesed on kohal? Kohal. Nii, kas on koosseisu kohta teisi ettepanekuid? Soovib keegi täiendada mandaatkomisjoni koosseisu? Ei soovi. Seega panen hääletusele, et tänase erakorralise kongressi mandaatkomisjon oleks meil 3-liikmeline ja järgmises koosseisus Riina Kull, Helgi Mänd ja Olav Hoop. Kes on selle poolt? Palun mandaadiga märku anda. Aitäh. Vastu ei ole. Erapooletuid ka ei ole. Aitäh. Nii, kuna meil tuleb täna läbi viia terve hulk hääletusi, siis selleks on tarvis valida häältelugemiskomisjon. Volikogu poolt on tehtud ettepanek ja linna- ja maakonnaühenduste poolt valida häältelugemiskomisjon 13-liikmeline. Kas on teisi ettepanekuid? Ei ole. Personaalselt Aili Priks Harjumaalt, Andrus Rekkor Ida-Virumaalt, Eda Aabo Lääne-Virumaalt, Kalver Künnapuu Tartu linnast, Lehte Sild Võrumaalt, Ludmilla Tammer Läänemaalt, Madis Mošarov Viljandimaalt, Marju Pokpinder Põlvamaalt, Pille Tammelaan Tartumaalt, Rutt Sakjas Jõgevamaalt, Terje Männiste Valgamaalt, Ülle Varik Pärnumaalt ja Jüri Trumm Tallinnast. Kas on kongressist osavõtjatel teisi ettepanekuid? Ei ole. Lisada võib muidugi, jah, aga ma saan aru, et keegi ei soovi lisada. Ei soovi. Siis iga vahe eesmärgi saavutamisel tuleb puhata, uut jõudu koguda ja ikka edasi minna. Nautigem siis ka teel olekut ja enda sees oleva eesmärgi kutset. Meil on käia pikk tee, jõudu ja edu uuele juhtkonnale ja meile kõigile meie ees seisvate ülesannete täitmiseks. Tänan kuulmise. Aitäh, Arvo Sirendi. Arvo Sirendi küsis, kas küsimusi ei ole temale? Ei ole. Aitäh. Väike meeldetuletust. Mandaatkomisjon, kui ei ole veel tööle asunud, siis palun tööle asuda. Ja
kes soovivad sõna, siis palun sellest teada anda kas fuajees, panna kirja oma sõnavõtusoov või sekretäriaadis. Järgnevalt annaksin sõna Rahvaliidu auesimehele, president härra Arnold Rüütlile. Palun. Head erakonnakaaslased, lugupeetud külalised. Veidi rohkem kui kuu aega tagasi otsustas meie kongressi valdav enamus minna edasi iseseisvalt Eestimaa Rahvaliiduna. Erakond ühendab ühesuguse maailmavaate ja sarnaste ühiskondlike huvidega inimesi ning iga inimese vaba tahe on valida endale sobiv erakond, mille kaudu realiseerida oma poliitilisi eesmärke. On rõõm tõdeda, et meie ridadest lahkunute arv ei ületa mõnda protsenti meie registreeritud liikmete arvust. Äsjaste protsesside lõpptulemusena on silmapiir saanud selgemaks. Taastamas on koostöö ja omavaheline usaldus, mida on väga vaja nii erakonna sees kui ka ühiskonnas. Käsil on erakonna struktuuri korrastamine, mille kaudu tahame jõuda selleni, et kõik erakonna liikmed tunneksid, neist sõltub midagi. Nende head mõtted väärivad mitte ainult ärakuulamist, vaid ka rakendamist. Eesti kui väikeriigi areng on paratamatult seotud üleilmsete protsessidega. Seetõttu on kasulik olla nendest teadlik. Üks nimekamaid Ameerika politoloogia Zbigniew Brzezinski märgib, et tänapäeva kõige dramaatilisemaid ja olulisemaid geopoliitilisi arenguid